Ma jagan täna sinuga oma elufilosoofiat. Aga mida see üldse tähendab? Ma mõtlen selle all siis seda, et kuidas ma tahan seda ühte elu päriselt elada. Mida sa siis lõpuks kahetseksid kõige vähem? Ehk siis, kui sa oled, kujuta ette, sa oled 70-aastane ja sinu käest küsitakse, mida sa kahetsed kõige rohkem, oleks seal checklistis väga vähe asju. Et tunda tõesti elust rõõmu. Aga sellest aru saada, siis me peame esmalt nagu mõistma, mis asi see elu on ja kuidas me seda struktureerime, mõeldes nüüd öeldes tuleviku peale. Millele ma peaksin mõtlema, millele ma peaksin panema rõhku, et vältida seda ebamugavust, kui me siin elus purjetame. Võib-olla sa oled kuulnud süsteemidest nagu Maslowi püramiid ja Ikigai, mis tuleb Jaapanist. Et Maslowi püramiid kujutab endast niisugust hierarhiat, mille baasvajadus on siis füsioloogiline vajadus, siis on turvalisus, sotsiaalsed vajadused, isiksuse vajadused ja eneseteostus. Samamoodi Ikigai. Ikigai'l on siis mudel, niisugune 4 ringi mudel. Ta räägib eesmärgist, mis tekib, kui see, mida sa armastad, oskad, maailm vajab ja millest sa saad tasu kattuvad. Aga need on minu jaoks väga staatilised mudelid. Need tegelikult ei anna konkreetset sihti, kuidas ma peaksin edasi liikuma. Sest neil on omad miinused kohad ka, et Ikigai tuleb Jaapanist. Ja kui me natuke uurime Jaapani kultuuri, siis seal on hästi tugevalt traditsioonid sees. Et perekonnast põlvkonda antakse edasi mingit oskust. Ja nad tegutsevad kogu elu selle nime ainult. Aga mõtleme eestlase peale, siis meil ei ole usku. Me muutume ajas, meil ei ole niimoodi mingi perekonna pärandiga, liigume mingit asja edasi ja tunneme naudingut sellest. Meil on väga erinevad kontingendid on selle koha pealt. Ja samamoodi on Ikigai probleem see, et me muutume ajas. Et kui mina olen praegu 38-aastane, siis minu Ikigai oli 25 et hoopis teine. Ehk mida rohkem ma arendan oma teadmisi, oskusi, mida rohkem ma loen, seda rohkem ma näen seda suuremat pilti ja suurema elukogemusega tekivad ka need teised väärtused. Ehk siis see ei pea paika minu tuleviku perspektiivis. Ja ma jagangi siis oma mudelit. Kui sa kuulad seda, siis ma üritan visuaaliga selgitada. Aga kui sa vaatad YouTube'is, siis ma näitan sulle ühte pilti praegu. Ja minu hea elumudel siis põhineb sellele, et kujuta ette, majal on katus peal. Ja seda katust hoiavad 4 nurgast siis erinevad sambad, nagu tugev vundament, post. Ja kogu selle katuse keskel on omakorda selline lühter. Ja lühter on siis selle katuse koha pealt laiem, toetavam. Ja nüüd ta läheb järjest kitsamaks. Ja need ma nimetan siis arengutasemed. 4 sammast on siis tervis, jõukus, armastus ja õnnelikkus. Ja nendel kõigil on erinevad arengutasemed. Esimene tase, see kõige madalam tase, on siis konformist, sotsiaalne standard. See tähendab siis seda, et kui sa elad esimesel tasandil, siis sa teed tihti nii, nagu teised ütlevad. Me lähtume sellest keskkonnast, seadustest kõigest. Ja meie uskumused on väga palju sellele toetuvad. Teine tase on see, sa otsustad siis individualistina ise, mis on minu jaoks kõige õige. Näiteks hea näide karjääris, et
ma olen väsinud palgatööst ja ma lähen lõpuks ettevõtjaks. Ma teen asja enda jaoks ja ma ise otsustan, mida ma teen. Kolmas tase on see, sa näed suuremat pilti. Sa hakkad nägema tervikut. Sa näed, kuidas on asjad omavahel seotud. Ma toon nagu tervise koha pealt, et see esimene vundamendi osa, kõige tähtsam, on sihuke hea ütlus ka. Õnnelik inimene tahab 1000 erinevat asja. Haige inimene ainult ühte, ole uuesti terve. Kujuta ette, et mees läheb perearsti juurde. Perearst teeb talle siis hommikul veresuhkrutesti ja siis selgub, et tal on veresuhkru näit on laestäiega ja on diabeedi tunnused. Ja tal on varem olnud selline probleem ja arst panebki diagnoosiks sulle või sellele mehele teist tüüpi diabeet. Ta kirjutab välja ravud ja ütleb, et okei, see tuleb ka sellest võib-olla, et sul on geneetika ehk isalt päritud, et nüüd sa peadki elu lõpuni lihtsalt natuke vaata siis liigu rohkem, toitu tervislikult ja nii ongi. Mees läheb koju ja teebki nii täpselt, nagu arst ütles. Teine tase individualisti puhul on see, et see mees läheb koju ja ta mõtleb, et kurat, sellel on ikkagi lahendus. Ta hakkab uurima, ta hakkab kuulama podcast'e, võtab ette 5 raamatut toitumise koha pealt. Ja ta näeb seost oma elustiilis, et see ei ole toetanud kehakaalu. Ja ta saab aru ka, et asi pole ainult liikumises, väheses liikumises, vaid teadlikus toitumises. Tema arvas, et ta sööb tervislikult, aga tegelikult tuleb välja, et ta ei söö tervislikult. Ja nüüd tal tekib teadlikkus ja toimuvad suured muutused ja see on minu lugu ka. 2018 siis oli kerge ülekaal mul. Ja ma kuidagi mitte teadlikult lihtsalt kuulasin mingi podcasti, kuulasin Impact Theory ja seal rääkis Max Lugaver teemast umbes sellest hommikusöögist. Ja ma tegin muudatused ja mul kaal kukkus ja ma sain aru, et wow, ma ei teinud sporti rohkem. Mul olid üleüldises hästi tervislikult toitumisharjumused enda arust, mis tulid siis väga palju tippspordis kaasa, et ma sõin samamoodi edasi, aga ma ei teinud nii aktiivset sporti. Ja ma olin kogu aeg näljane, ma olin insuliiniresidentne ja ma ise ei teadnud seda. Ja kui ma oleks ise uurima hakanud seda, siis sellel ajal seda infot ei olnud ka niimoodi Instagramis jagatud, mida nüüd hästi palju räägitakse. Doktor Saadi, terviseõde Lii, Juhe. Et on hästi palju inimesi, meil on seda infot võimalik kätte saada palju kergemalt, kui 2018 mul oli. Kolmas tase, sünteesia, on see, kus ma näen veel suuremat pilti. Et ma oma lugu jälle jagan sinuga, et ma läksin toitumisnõustajaks õppima, ma jätsin lõpuks pooleli, maksin kuigi 2400 €, aga mul seda paberit ei ole. Lõpuni eraeksami tegin ära isegi. Aga peale seda ma siis lugesin juhuslikult raamatut Miks me ei maga Matthew Walkeri poolt. Miks me magame, tähendab. Ja kui ma selle raamatu läbi lugesin, siis minul nagu tuli seda haipem, oot, et kõik hakkab sellest unest peale. Et kui mul ei ole see paigas, siis mul on rohkem isusid, mu kaal tõuseb rohkem, kõik on lappes, mu aju ei tööta normaalselt. Ja sünteesia on see mees siis, et ta astub järgmise sammu edasi, ehk siis see põhjus, miks mu veresuhkru või hommikul kõrge oli see, et ma kurat läksin liiga hilja magama. 1-2, ma magasin vähe, ma pidin 8 arsti juurde minema ja üks magamata öö võib su veresuhkru kohe lüüa lakke. Nüüd see süntees saab aru, et need on omavahel seotud. Et ei ole ainult teadlik toitumine, vaid see elustiil.
kuule, ma olen liiga hilja ka magama, ma ei saa seda sügavat tund kätte, ma ei saa seda kasvuhormooni melatoniini täisdoosi, mis teeb selle taastumise kõige paremaks, et ma puhksin hommikuks välja, sest mis point on magamisel, kui sa ei puhka välja. Ja kogu aeg siis hakkad võtta seda kofeiini sisse võib-olla, et sa lähed nõiaringi, võtad mingi toidulisandit kogu aeg, sest sa oled nii väsinud. Aga point on selles, et sa peaksid muutma oma harjumusi enne magamaminekut ja kogu see järgmine päev muutub paremaks. Ja see panebki kokku selle minu jaoks selle elufilosoofia vaate tuleviku jaoks. Kujuta ette, et kui elu oleks mäng, vanasti võib-olla mängid Simsi ja samamoodi on GTA, et kui sul oleks võimalik valida karakter, siis mis oskused sa talle annaksid? Sest me sunnime tegelikult siia ellu ilma juhendita. Me õpime läbi keskkonna, läbi vanemate, läbi ühiskonna ja siis me hakkame liikuma elus, kuni me lõpuks selle jookseme mingi asjaga vastu seina, näiteks karjääris. Lihtsalt see ei toida enam mind ja nüüd ma teen muutuse. Lähen järgmise peale. Ja vahepeal me lihtsalt ronime redelile alati kõrgemale. Ja teinekord juhtubki see, et me ronime redeli kõrgele, läheme katusele ja siis vaatame ringi, saame aru, et persse, ma ronisin valele katusele. Ja see ongi see koht, kus siis elufilosoofia annab elule nagu rohkem struktuuri ja mõista neid erinevaid vundamendi osa, mida me peame arendama. Teine oluline vundamendi osa, kui mul see tervis oli korras, oli see, et õnnelikkus. Mida see tähendab? Kuidas nagu elada õnnelikumat? Et esimene asi on kindlasti see baasvajadus, ehk siis materiaalne, ehk me käime tööl selleks, et saada raha, maksta oma maksud ära, osta süüa, võib-olla käia korra aastas reisil. Ja selle nimel öelda siis ka, aga olukord on ka see, et miks rikkad on õnnetud. Ehk me peame mõistma ka selle taga, et et raha teeb õnnelikumaks, aga ta ei tee õnnelikuks. Raha teeb meid õnnelikumaks, aga ta ei tee õnnelikuks. Raha lahendab raha probleemid, aga ta ei lahenda neid probleeme, mis on meie sees, meie mõistuses, meie suhtes. Kuigi suhte jaoks on väga oluline osa, et kui tekivad majanduslikult raskused, siis suhe võib laguneda. Aga seal nüüd tekibki see osa, et need vundamendi osad, need ei ole paigas. Nad ei ole erinevate õigetes arengutasemetest, nad ei mõista seda. Ja need on tülid. Et me soovime alati rohkem, aga me ei mõista, miks me soovime neid. Siuke Treetsi postitus ka, ma loen ette, sa elad tulevikku paremaid asju oodates ja minevikku kuuluvaid asju igatsedes. Iga asi kaotab oma võitvuse, kui harjud sellega. Sa pole rahul sellega, mis sul on, kui näen, mis on teistel. Iga uus asi juhib tähelepanu teisele, seni tähelepanuta jäänud asjale, mida hakkad tahtma. Igates seda, mida ei ole, alahindad seda, mis sul on. Vabadus annab mitte soovide rahuldamine, vaid soovide puudumine. Ja see annabki nagu mõtte edasi, et kas su ego kogu aeg tahab rohkem teenida. Kas suudad nautida seda, mis sul juba on? Võib-olla kuulun tänulikkusest, siis tegelikult tagurpidi tänulikkus on see mõtteline negatiivse mahaarvamine, ehk siis alati on kellelgi teisel halvem kui mul. Ehk tavaliselt me mõtleme seda, et alati kellegi teisel parem kui mul. Siis sellistel hetkedel, kui sa oled rahulolematu siin elus, siis hakkad mõtlema, et aga jumal tänatud, ma ei ela Ukrainas. Jumal tänatud, mul on
keha terve, mul on käed-jalad otsas, mul ei ole mingit geneetilist haigust, mis vajab nüüd inimeste toetust, et üldse ellu jääda. Meil on siis 4 tüüpi õnne. Juhuslik õnn ongi see, kui ma saan lotovõidu, ehk siis inimesed ostavad lotot, kuna see lahendab nende eluprobleemid ära, tegelikult ta lahendab rahaprobleemid ära, aga see ei tähenda, nad on kohe õnnelikud lõpuks, sest nad harjuvad, ehk siis me harjume elustiiliga. Kui me oleme rikkad, me harjume sellega ja kui me jääme vaesemaks, siis me läheme õnnetuks. Aga mõni inimene see summaga on rahul, sest ta on loonud, see rikas inimene on loonud oma mingi standardi ja sealt allapoole ta ei tule. Meil kõigil oma standardid. Ja nüüd ongi see, et parem on olla vaesusest minna rikkaks, kui rikkast minna vaeseks. Sest rikkast, kui sa oled olnud vaene ja saanud rikkaks, siis sa võid uuesti kaotada, sa ei tunne nii palju seda negatiivset efekti, sest sa oled olnud sealt. Sa tead, et sa tuled välja sealt uuesti, sest sa oled parem tulnud. Aga kui sa oled kogu aeg sündinud kuldlusikas suus, siis see on kõige õnnetumaks teeg. Inimesed, kellel kõik asjad on olemas, siis nad tegelikult on õnnetud, sest nad saavad lubada kõike siin maailmas ja see ei tee enam õnnelikuks. Sest õnnetunne tuleb seest poolt. Ja sellega vajab seesama sammas kõvasti tööd. Sest sa võid olla täisrikas, aga võid olla õnnetu. Aga parem on olla enne õnnelik kui rikas. Jõukas. Buda oli enne rikas ja siis ta läks vaeseks. Buda ei sündinud siis vaesena. Ja nüüd see minu jaoks on paigas, siis kolmandaks on siis suhted, armastus. Ja siinkohal, miks ma selle äsja valminud raamatu Tunne ennast, mõista teda kirjutasin, sest ma kirjutasin seda enda jaoks. Ma olen sadu raamatut lugenud, erinevaid asju, aga need raamatud tegelikult ei anna nagu seda taset kätte. Ehk siis, kui mina olen oma teadlikkusega jõudnud, mis on suhte jaoks hästi oluline ja siin raamatus ma olen koondanud enda jaoks mingi tähtsamad asjad, millele ma peaksin uues suhtes mõtlema kohe või siis, kui sa oled suhtes, siis millest sa peaksid rääkima oma kaaslasega. Sest see raamat õpetab need erinevad tasemeid just tundma. Eks paljud raamatud põhinevad selle konformist tasemel, ehk siis me saame informatsiooni kätte, me teame, aga me ei oska sünteesida, sest sünteesimine tuleb väga tihti see, et mida ma raamatu esimest pool räägin alateadvusest, ehk siis me valime teinekord inimesi, kes ei ole turvalised, vaid me valime inimesi, kes on tuttavad, kes meenutavad midagi meil ja see meenutus tuleb tihti peale, kui me väiksena vaatasime ema-isa suhet. Me alateadvus kontrollib hästi palju, näiteks eriti pereteraapiate esimene asi, mida uuritakse, on ka see kiindumustiilid, millest on siin raamatus. Ehk siis, kui me mõistame näiteks, mis on paarilise kiindumustiil, siis me saame rohkem aktsepteerida ja kogu see raamat aitabki tegelikult sul mõista ennast selle koha pealt, et mis on sinu haavad, mis on need nõrgad kohad, kus ma peaksin oma arengus tõusma. Ja samamoodi sa näed kaaslase omasid. Ja kaaslane näeb ise enda omasid. Ja nüüd, kui me mõlemad mõistame üksteist, me näeme hoopis paremini seda inimest ja me aktsepteerime, mitte ei süüdista. Ehk siis, kuidas lapsepõlv mõjutab meie tänaseid suhteid? Ja mis on üldse sinu jaoks oluline, mis on vajadused, mida sa tahad, mis lähedust sa tahad, mis intiimsust sa tahad? Sest me teinekord ei tea ka ise, mis me tahame, sest me oleme nagu hinnanud oma kogemuse põhjal need asju. Ehk siis, kui sinu kogemus on praegu see, et
et sa otsid rohkem lähedust, aga mis on sinu jaoks rohkem lähedust? Ütleme 10 palli skaalas, kui inimene näiteks läheb lahku ja ta ei ole rahul olnud lähedusega, on ikka vähe olnud, siis kui küsida 10 palli, kuidas sa hindad seda, siis tema võib-olla on olnud elus 2 suhet ja selle põhjal on ta on olnud kunagi väga sellises suhtes, kus on vähe lähedust olnud, ehk siis 1-2 ja nüüd see suhe oli 5. Aga nüüd justlikult tuleb uus inimene, ta on hoopis teistsugune ja sa tunned nagu sellist lähedust, et sa lähed nüüd nii-öelda 10 palli süsteemi kohe 10-sse. Ja siis saad aru ka, et sealt enam tagasi sa ei taha tulla, sest sa oled kogenud seda kõige paremat, mida sa varem pole kogenud. Nüüd sa tead, isegi kui see suhe läheb lahku, et sa ootad midagi taolist veel. Ja see on mingi määral paradoks, ehk siis mida rohkem suhted on, seda rohkem kogemust on ja seda raskemaks võib valik minna teinekord. Ja arengutasemed on ka siis kompromiss suhtes on see, et näiteks tavapäraselt hästi palju on kuulnud neid, et naine on kukkunud siis nartsisti otsa, ta on valinud ise nartsisti. Ja nüüd on juhtunud midagi, toksiline suhe lõppenud ja siis ta tegelikult räägib sellest suhtest hästi negatiivselt, et kuidas temaga niimoodi käituti. Ja samamoodi võib-olla tal on varemgi olnud kogemusi, siis ta mõtlebki, et kõik mehed on sellised. Siis see konformist ei näe seda, et ta on ise valinud seda ja ta ei mõista, miks ta on valinud seda, sest ta valib seda alateadlikult, ta ei vali teadlikkusega. Ta arvab teadlikkusega, et see inimene, wow, ta oli nii ilus, tore algul, aga ta ei pannud kohe algul tähele neid punaseid lippe, mis oli tegelikult see nartsistil olemas. Aga ta oli lihtsalt haavast, tal on ärev kiindumusstiil, ta tahabki saada kinnitust, et ma olen armastatud ja see nartsist võib-olla annabki seda kinnitust sulle, et on selles suhtes. Lõpuks see suhe laguneb ja ta ei saagi aru, miks ta talle valis. Nüüd siis, lugedes seda raamatut, sa hakkad mõistma, tema tuli ka sellisest perekonnast, sa hakkad teda rohkem nägema, miks ta niimoodi sinuga käitus, sa hakkad rohkem aktsepteerima, sa annad nii-öelda andeks see kõik, mis ta tegi, sellepärast, et sa mõistad tema lugu paremini. Ja sünteesi on see, et nüüd sa oskad lõpuks juba kohe alguses uues suhtes näha neid märke, neid positiivseid märke ja samamoodi sa oskad rääkida nendest kohe alguses, et mis on need suhte kõige tähtsama vundamendi osad, millele see raamatuse teises pooles siis räägib. Ja see raamat ongi minu enda jaoks esmalt kirjutatud, aga selle raamatu põhjal sa saad väga hästi aru, kuidas orienteeruda selles Sims maailmas või GTA-s, mõeldes sellele, mis suhet sa tahad tegelikult, mis toidab sind. Et seksuaalsuse mõttes ka, et see kompromiss seks on see, kes lihtsalt tahabki saada seda pinget välja, aga ta ei saa aru, et kust see pinge tuleb. Tal on vaja rahuldada, et saada nagu sellest elust natukenegi lõõgastust. Ja iga koha pealt saab nagu tuua seda arengutasemet sisse, võttes selle argumendiks selle ühe vundamendi osa armastus, mis siis piirdub siis suhte, seksi, lähikonna inimestega. Ja minu kogemus ka ongi see, et kuidas ma sain selle raamatu kirjutada, sest ma sain kogeda väga teadlikku suhet läbi selle, et oli avatud kommunikatsioon, et me ei läinud emotsiooni, emotsionaalne intelligentsus oli hästi hea, mõistus oli hästi hea ja me saime asjadest rääkida. Aga me ei õpi väga palju suhtes, mis ei ava üksteist väga sügavalt, et me ei räägi oma päris vajadustest ja teinekord me ei oskagi rääkida, sest me ei tea, sest meie arengutasemed on nii madalad, sest me tegeleme rohkem ellujäämisega ehk siis tööl käimisega, lapse kasvatamisega ja nüüd me üritame oma elus hoidagi vähemalt seda rahutunnet sees, et ei oleks seda kogu aeg seda jooksmist ja
möllamist, virvarri. Ja lõpuks see viimane jõukus on see ka, mis on minu kõige nõrgem pool, sest ma olen toonud ohverdusi selleks, et elada õnnelikult. See aeg, kui ma nagu otsustasin, ma ei suuda enam vist palgatööle minna, mul oli võimalus, ma hakkasin koolitajaks, turul oli probleem, vähe inimesi, ma proovin, et ma nägin võimalust, kuna siis minu arengutase oli ka päris hea juba ja ma ei suutnud enam vaadata ainult rahana seda tööd, mis ma teen. Minu elus ka see, et ma saangi riske võtta, mul ei ole lapsi, et see muudaks asja hästi teiseks. Et kui oleks laps, siis sa mõtleksid hoopis teistmoodi võib-olla. Et see elufilosoofia on väga oleneb ka sellest kohast, kus sa oled. Aga neid sambaid ja arengutasand saad alati parandada. Ja me ei saagi olla maksimaalselt, me kogu aeg areneme, eks. Aga nüüd on see, et ma küsin sinu käest, mis on sinu kõige nõrgem arengutase ja kuidas sa nüüd peaksid edasi liikuma, parandada. Sa peadki ise hakkama otsima seda informatsiooni, sa pead leidma inimese, kes on tulnud sellest näiteks suurest kaalutõusust maha väga kehasõbralikult. Näiteks minu poole ei ole väga inimesi pöördunud, et küsida, kuule Timo, ma näen, et sa oled super heas vormis, et ma arvan, et sa oled õige inimene, kellest küsida mingeid asju. Need on väga vähe inimesi, sest inimesed ei julge võib-olla küsida, nad ei tea. Aga kui sa leiad õiged inimesed, siis nad ongi need mentorid tegelikult, kes annavad sulle õige tee ette. Ja nüüd sa siis peaksid omakorda veel informatsiooni võib-olla siis ahmima. Ja samamoodi hoidma ka nagu avatud mõtteviisi, sest võtame jälle toitumise koha pealt, et meil on erinevad uskumused, et nagu meil on erinevad tõed. Et mis tähendab tõde? Tõde on kui fakt, millest me saame aru ja tõsiselt usume. Aga kas me alati näeme tõde või näeme seda, mida tahame uskuda? Uskumused, kogemused ja ego moonutavad tihti meie maailmavaadet. Et kui me võtamegi näiteks vegan inimese ja karnivoorluse, kaks erinevat mõttemaailma ja see muutus võibki toimuda teinekord niimoodi, et me saame mingi kasu ühest äärmusest ja me ka eeldame, et see kõige parem. Et kõige parem, et sa uurid näiteks ketotoitumist, mis on loomne täiesti ja teed taimne. Nüüd sa kombineerid selle kõige parema, sest ei ole ainuõigset mitte kunagi. Mis ühele sobib, teisele sobi. Ja sellega ma lõpetangi selle mõtte. Ehk siis, mis on sinu arengutasemed ja mida sa selleks teeksid, et need paraneksid? Et elada sellest GTA elus paremini, õnnelikumalt, tähenduslikumalt. Aitäh sulle kuulamast!